looduses kuskile paikseks jäädes on oluliselt kaks asja. Teha tuli ja püstitada varjualune. See, kuidas tuld teha, sellest me oleme juba korduvalt videosid teinud. Sellest me täna ei räägi. Täna me räägime siis sellest teisest olulisest asjast ehk varjualuse tegemisest. Ja varjualune, mida me täna ehitame, selle peale ei tulnud me ise, vaid sellest kirjutati juba 1926. aasta kaitsekodus. Ja seal pakuti välja sellist varjualust, millega saab nautida kogu laagris olemise võlu ilma selleks kröösus olemata, et hästi lihtne varjualune. Ja hakkame seda tegema, et põhimõtteliselt originaalis või nii nagu 26. aasta kaitsekodus seda õpetati, tehti see 3 kangatükist, ruudukujulisest kangatükist, see on hästi oluline. Meie ei hakanud siin ruudulisi taskurätte otsima, vaid kasutasime selleks prügikotte, mis on ka võib-olla kättesaadavamad kui mingid kangatükid ja ütleme, on pigem inimestel kaasas on prügikottid kui kangas. Ühesõnaga võtate 3 ruudukujulist kiletükki, panete need omavahel kokku nii, nagu need siin pandud on, et 1, 2, 3. Me oleme need ühendanud teibiga, kanga võite ühendada ka, ma ei tea, velcroga või õmmelda, aga okei, püsime siin selle juures. Ja ega siis muud ei olegi. Põhimõte on siis selles, et ta liigub siit ja siis on teil vaja ühte vaia. Ja see liigub siit üles niimoodi, hopsti. Kui toetate need kaika vastu, need ruudu välimised küljed siis voldid alla, nendest saab põrand ja see üks koht siis siit saate sisse minna. Et siin saate ka näiteks, et panete ja nendes nurkadesse panete siis vaiad, siis ta ei lenda minema. Siin on ka vai, et sisenemiseks siis võtate selle vaia lahti, hops, voldite selle külje lahti ja lähete sisse. Siukene mudel, aga vaatame siis, kuidas see nagu päris elus on. Lähme. Ja nagu nägite, siin ta on, võiks öelda isegi elu suuruses. Tundub natuke liiga väike, aga ei ole. On palju suurem kui see varustuse kott. Ehk siis siukses telgis saate hoida ka varustust ja nagu rääkisin. Avate ühe külje, panete oma märga kartva varustuse sinna sisse, panete külje uuesti kinni. Et see paremini toimiks, siis me oleme ka siia pannud teibitükid, et siis ta ei lõhu seda kilet ära see vaias. Ja nagu näete, hopsti, on see varustus teil elementide eest kaitstud. Aga nagu targad mehed ütlevad, varustus, marustus, oluline on ikkagi ise kuivaks jääda. Sellepärast ei ole see veel kõik, vaid lähme edasi. Nüüd see siin on päris asi. Selle valmistamiseks, et oleks nii suur, läheb siis vaja umbes 2 × 2 meetrit ruute, 3 tükki. On see kangas, on see tarp, on see kile nagu meie puhul, et see ei ole vahet, aga oluline, et need oleks ruudud ja et see suurus oleks 2 × 2 suurus. Et kui te teete tavalisest prügikotist, saategi sellise varustuse telgi. Ja kuidas siia siis sisse saada? Täpselt nagu rääkisime, hopsti. Ja selle valmistamine võtab aega umbes pool tundi ja on teil siukene asi siin püsti. Voldite selle ukse lahti, me ei hakka seda praegu kinni voltima ja siia saate ilusti sisse ja siin sees on juba soe. Ja nii lihtne see ongi. Ja tegelikult, nagu osad juba aimavad, siia sisse saate ka vabalt ehitada endale sauna. Et isegi kui te ööbida ei taha, siis võite endale teha kilesauna siukse lihtsa vaevaga. Aga kui te tahate täpsemalt lugeda telgist, millega saab nautida kõiki siis kämpimise mugavusi, ilma et selleks peaks olema kröösus, lugege Kaitsekodu. Tšau!